Kuidas sa jõudsid alpinismini? Ma jõudsin alpinismini avastades ennast YouTube'is videosid vaatamas, mis rääkisid Everestist ja Everesti ekspeditsioonidest. Tundus kohe mulle selline hästi äärmuslik ja psühholoogiline ala, kus inimesed siis puutuvad kokku selliste sügavamate sfääridega iseendast ja peavad väga suuri pingutusi tegema, et see kõik kõnetas mind väga suurelt ja tundsin kohe sellist nagu kutsumust, et ma kuulun ka sellesse suunda ja ma tahan ka proovida. Kas see nõuab eelnevat ettevalmistust? Kindlasti see sõltub tegelikkuses alguses, ma usun, mäe kõrgusest, mida sa tahad vallutada. Et ma usun mingis mõttes, et sellised 2500-3000 meetrit kõrged mäed võib-olla ei vaja nii suurt erilist ettevalmistust, aga pigem ikkagi tuleb rangelt kasuks aktiivne elustiil ja see, et meie keha on juba tegelikult mingit trenni saanud ja meie kere on tugev, et see on nagu niisugune elementaarne asi, millest võiks lähtuda esialgu. Ja kui me nüüd räägime suurematest ja kõrgematest mägedest, mis sisaldavad endas ka tehnilisi elemente, näiteks osanisti kalju ronimist, liustikul käimist, köies liikumist, erivarustuse kasutamist nagu ronimisvöö, kirkad, kassid, et sellisel juhul kindlasti peaks olema ettevalmistus nii teoreetiline kui ka praktiline selles mõttes, et proovida neid asju selga, kätte, jalga ja natukene nägemust saada sellest, et kuidas neid kasutada. Mis on lisaks veel väga vajalik, on ebamugavusest tulenev selline mõttetegevuse ettevalmistus. Ehk siis, kui me läheme mäele, me tahame olla vaimselt valmistatud selleks ja kui me kogeme ebamugavust ja raskust, väsimust, keha üldist sellist kurnatust, et me ei murduks, et me ei hakkaks nii-öelda jonnima või et see halb emotsioon meid ei murraks ja meie seda nii-öelda jätkusuutlikkust ei rööviks, et sellisel juhul ikkagi võiks enne suuremate tippude sellist planeerimist olla kindel, et me oleme juba eos selliseid ebamugavusi kogenud, olgu see siis mingisuguse poolmaratoni jooksu näol või pikemate tegevuste näol, pikkade matkade näol, kus me juba hakkame tundma selliseid valusid kehas, ebamugavust ja nende nii-öelda mõju meie sellele vaimule ja sellele tugevale tahtele, et nii, et ma tahan lõpuni minna, aga kurja, et ma ei jaksa, et see ettevalmistus peaks ka kindlasti eelnema. Kuidas valisid õiget varustust? No tegelikult ütleme nii, et see varustuse valimine oli võib-olla esialgu minu jaoks päris palju stressi tekitav. Neid riietusesemeid ja kõiki neid kihte, mida ikkagi sellisesse mägisesse kliimasse vaja läks või mida mina vajalikuks pidasin, et jumala eest külm ei hakkaks tipus olles või sinna tipu poole suundudes, siis see oli nagu esialgu päris raske valik. Ehk siis tegelikult minu soovitus on inimesel, kes tahab selle alaga tegelema hakata ja algust teha, võtta ühendust kellegagi, kellel on kogemus juba olemas ja natukene infot koguda, et mis need asjad on, millest kindlasti nagu ära öelda ei saa ja mis peaks kindlasti selle siis nagu oma varustuses olemas olema. Soe pesu, keskmine kiht, pealmine kiht, tipukiht, eks ole. Need on kõik erinevad riietused, erineva materjaliga, Gore-Tex, tuulepidavus, veekindlus, vethülgavus. See maailm on selles mõttes matkariiete näol hästi-hästi kirju ja hästi keeruline, et tuleb teha õiged valikud. Sellepärast, et kui sa oled mäel väsinud ja sa tunned seal ebamugavust ja kõike seda muud kurnatust ja sul on seljas vale riietus ka või sul hakkab külm või sul on palav, siis see ainult saboteerib sinu sellist plaani jõuda tippu, et tuleks alustada kindlasti teadlikult ja kui ise seda infot ei suuda omada ja otsida, siis pöörduda kellegi teadjama poole. Mina isiklikult sain infot oma healt nii-öelda võib-olla öelda siis eeskujult Katrin Merisalult, kes muga
hea meelega seda kõike know-how'd jagas ja teiselt poolt aitas mind nagu konkreetselt siis lõpliku riietuse valikuga juba Matkamaailm ja Matkamaailma äärmiselt sõbralik kollektiiv, kes tulid ka mulle vastu väga hea ja sellise pakkumisega kogu varustuse ostul, et ma usun, et kui te lähete Matkamaailmasse ja palute sealt abi, siis nad aitavad teid hea meelega ja teevad teile väga hea sellise kompleksse pakkumise. Miks valisid oma esimeseks tipuks just Mont Blanci? Mont Blanci valisin ma oma esimeseks tipuks eelkõige sellepärast, et tegelikult ma otsin natukene ikkagi midagi rohkemat kui kõndimist ja matkamist. Et minu eesmärk polnud lihtsalt matkata mööda mäenõlva ülesse ja jõuda siis mingisuguse suure numbrini. Et ma tahtsin kogeda erinevaid elemente sellel teekonnal. Ma tahtsin kogeda midagi ohtlikku ja ma tean eelnevalt, et Mont Blanci üks võib-olla suur eripära ongi see, et miks ta nii ohtlik täna tegelikult on see elementide jada, mis sind tippu viib. Ehk siis seal on väga palju erinevaid elemente. On kalju ronimist, on liustikul kõndimist, on lihtsalt mägisel pinnal matkamist ja on muidugi kurikuulus kuluaar, mida ületama peab, kus on kivisadu. Et kõiki neid asju saab kogeda Mont Blanci tippu minekul. Nii et see oli põhiline selline argument, miks mina valisin Mont Blanci. Ma tahtsin sellest kõigest osa saada ja ma tahtsin natuke seda eluohtlikku sfääri nagu kogeda. Kuidas hindad selle mäe raskusastet? Mont Blanc ei ole kindlasti lihtne mägi. Et see ei ole nagu selline turistiklassi mägi, kus varasema kogemuseta lihtsalt lähen ja punnitan, löön käega ja käin ära. Et Mont Blanci jaoks minu isiklik arvamus on see, et inimene peab ette valmistama. Mina isiklikult selle ettevalmistuse käigus käisin ronimas, treenisin oma osavust kui sellist üldist lihasmälu selliste liigutuste tegemisel, kus peab inimene ronima, milleski kinni haarama ja nii edasi. Ja valmistusin ka eelnevalt ette aeroobselt lihas- ja jõutreeningut tehes, et kindlasti ei ole Mont Blanc lihtne mägi ja ka mitte kõige raskem mägi kindlasti, aga see on suur väljakutse ja selleks peab ette valmistuma ja seda mäge, nagu iga teist mäge tegelikult peab austama. Mis on Mont Blanci puhul kõige ohtlikum? Mont Blanci puhul on kõige ohtlikum tõenäoliselt see, et ta sisaldab endas väga palju erinevaid elemente ja need elemendid teevadki selle üheks kõige ohtlikumaks mäeks kogu nagu maailma pildis. Välja võiks tuua võib-olla 2 kohta, mis minu silmis olid päris ohtlikud. Üks oli siis Gutteri kalju ja selle ohtlikkus seisnes selles, et see oli tegelikult suhteliselt püstloodis, sellisel päris pikal kaljusel seinal üles suunas liikumist, kus oli varisevaid kivisid, lahtiseid kivisid ja seal tuli juba tegelikult teha sellist konkreetset kalju ronimist, et haarata kinni kivi äärtest, panna oma jalad õigete äärte peale, et ennast üles tõugata ja seda oli päris pikalt. Ja seda tuli teha nii üles minnes kui alla minnes värske peaga kui ka väsinud peaga. Et seal kividel oli kindlasti märgata ka verd ja ei ole vaja vist pikalt mõelda, et kus või mismoodi see veri seal tuli, et seal on päris palju kukkumisi ja isegi mitmeid surmasid. Ja kui rääkida nüüd ehk veel fataalsemast kohast, siis enne seda kalju seina on Grand Couloir, mis on siis nii-öelda justkui surmakuluaar, kus esineb väga tihedalt kivisadu ja see kivisadu on midagi, millest me sõltume selles mõttes, et me ei saa seda kontrollida ja see on nagu Vene rulett, ehk siis seda ületades on vaja läbi kõndida
põhimõtteliselt selline 45-kraadise mäenõlva peal 50 meetri pikkune lõik. Ja samal ajal on iga hetk võimalus, et ülevalt mäenõlvalt hakkab kivisid alla sadama. Et kivid võivad olla sellised väikesed, võivad olla sellised suured, peasuurused ja veel suuremad. Ehk siis seal on tegemist tegelikult õnnega ja juhusega, et mis ajal sa sealt läbi jõuad. Ja ka meie puhul esines seda kivisadu õnneks vahetult peale seda, kui me olime selle kuluaari ületanud ja vahetult enne, kui me olime selle kuluaari tagasi tulles ületanud. Ja paraku pidime nägema ka kopteri päästet sealt samast kuluaarist, kus just enne meie sinna saabumist vinnati kopteriga üles siis üks vigastatu, kes viidi ära sealt samast kuluaarist. Nii et need on kaks päris ohtlikku kohta ja seal ei ole ausalt öeldes väga naljakas. Mis olid kõige raskemad hetked mäel olles? Kõige raskem hetk mäel olles, ma arvan, oli ikkagi esialgu see, kui me alustasime oma klimatiseerumisega, ehk siis see ehmatus lõputult liustiku mägedest üles liikudes tekitas ikka esialgu jalgadest päris tugeva sellise väsimustunde ja otse kontoritoolist sellisesse keskkonda liikuda on pigem keeruline, et see oli nagu selline väike sein ees, aga õnneks see sai nagu ületatud ja harjusid selline 1-2 päevaga ära sellega, et siin nüüd saabki ainult ülesmäge liikuda ja ainult ülesmäge, et väga harva oli tegelikult sellist allamäge liikumist, mis põhimõtteliselt tuli siis kätte, kui sa jõudsid tippu ja hakkas tipust alla tulema. Aga kõige raskem hetk, ma arvan, ikkagi oli tipupäev, kui hakkasid päevavalgel varahommikul tagasi tipust alla tulema ja oli vaja langeda circa 3000 langusmeetrit, et see oli nagu kehale ikka väga rets. Ja kui me jõudsime oma vahepunktini ning sealt veel ma ei mäletagi äkki 1000 langusmeetrit edasi minna, siis hakkas rahet sadama ja vihma sadama ning tuli samamoodi kaljuseinast alla ronida, siis ütleme nii, et see tegi ikka ärevaks küll ja pani ennast kokku võtma, et ikka väga fookuses olla ja et mingisuguseid apsakad sisse ei tule, et sealt oli nagu väga lihtne sellise väsimusastmega mingi viga teha ja selge ees alla sadada raske kotiga. Kas kogesid mägihaigust? Kogesin mägihaigust selles mõttes, et ma ei jäänud otseselt mingisugusesse konkreetsesse haigusesse nagu haigeks, kui nii võib öelda, aga ma kogesin neid ilminguid, siis võib-olla on nii õige öelda, et seda tipule eelnevat tööd ma mäletan, kui me magasime 3800 peal ja kõiki neid tundeid, mis sellel ööl mind valdasid, segadust sellist nagu justkui palavikulaadset tunnet, tükene hästi kaootiline tunne, huvitav tunne, ei oska seda seletada, ta ei olnud ebamugav nii otseselt, aga ta oli pigem segane, mis tekitas kehas segadust ja kindlasti kogesin õhupuudust, mis füüsilise pingutusaeg esines ja peavalu. Need olid sellised mägihaigusega seotud ilmingud minul. Midagi hullemat õnneks ei kogenud ja selle üle on ainult hea meel. Palju see kõik maksma läks? Mont Blanci selline ekspeditsioon minu sellise esimese tipu puhul läks maksma circa 3800 eurot. See summa jaotub ära erinevalt, ehk siis kuskil ligikaudu 2200 eurot sellest oli varustus, mis ma pidin ostma ja mille ma otsustasin osta isiklikku, et kui algul oli mõte, et ma rendin teatud asjad, siis üsna kiiresti ma jõudsin sellisele otsusele, et ei, ma tahan, et nii kiiver kui kirka kui kassid ja ronimisvöö ja karabinid ning julgestuse köis või
splindid on mul endal nagu olemas, et siis ma otsustasin, et peale riiete ma ostan ka endale varustuse, eraldi ronimisvarustuse ka isikliku. Nii et kõik need spetsiaalsed riided, sealhulgas siis soepesu, soekiht, mis puudutas fliisi, mis mul näiteks praegu seljas on, eks ole, tuulekoorik jope, mis on vihma ja tuule eest kaitsmiseks, tippu vajalik väga kompaktne sulejope, mis oli väga soe, kiiver, koorikpüksid, matkapüksid, alpinismi saapad, kassid, vöö, karabinid, pealamp öiseks liikumiseks, kiiver, kindad, labakud suured, mis olid tipu jaoks mõeldud, päikeseprillid, mis on spetsiaalselt alpinismi jaoks, et ei tekiks liustikul nii-öelda kui ta öeldakse, siis lumepimedust. Ja nipet asju veel, seljakott, et see varustuse nimekiri on päris suur ja see kõik maksab. Nii et lõviosa sellest reisist võttis varustus, aga see varustus on selles mõttes nagu võib-olla lohutab mõelda nii, et see on aastateks ja see summa siis tasub ära jagada tegelikult pika peale. Aga reis ise oli circa siis koos oma kõikide kuludega niisugune 1600 eurot kuskil ma pakun. 1700 sinna vahemikku ma täpselt ei mäleta, et selline suurusjärk. Mida sa õppisid sellest kogemusest? Ma õppisin oma esimesest tipuvallutusest väga palju asju tegelikult ja palju nendest asjadest on isiklikud. Ma õppisin nägema ennast pingeseisundi selle surve all väga erinevatest vaatevinklitest ja õppisin nägema oma teatud nõrkusi, nii häid kui halbu nõrkusi, sellised egotasandil vimkasid, mis sisse lõid ja see õpetas mind hoopis teistmoodi vaatama endale peale, kui ma olen nagu sellises kas madalseisus või pinge all või surve all, et see tegi mind selles mõttes paremaks inimeseks, et sain tagasisidet enda kehalt, oma mõtetelt ja ma pöörasin need enda kasuks ja lahendasin päris paljud sellised asjad juba mäe peale ära, ehk siis korrigeerisin oma mõtlemist ja selle läbi ma võin julgelt öelda, et muutusin tugevamaks ja enesekindlamaks inimeseks ja järgmistele sellistele väljakutsetele lähen vastu kindlasti hoopis sirgema seljaga ja enesekindlamalt, teades, et ma saan hakkama ja teades, et ma oskan võib-olla paremini meeskonna tööd teha ja meeskonnaga arvestada. Ja tahaksin selle väikese intervjuu lõppu öelda veel kõigile inimestele, kes mägedest huvituvad, et kindlasti ärge jääge mõtlema pikalt, võtke kätte, tehke esimene samm, olgu see samm enda kurssi viimine selle kogu valdkonnaga, lugege, uurige teiste inimeste kogemusi, vaadake videosid, tekitage endale see põhi, see emotsioon, mille pealt see kõik alguse saab ja jumala eest, ärge pange kätt hetke, ärge kartke, minge ja proovige, aga lihtsalt austage mägesid, austage neid väljakutseid, olge valmis ja olge kindlad, et te olete valmis ning minge ja proovige, sellepärast et elu seisnebki uute asjade proovimises ja ennast teiste nurkade alt nägemises. Edu!